Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, nimetu digisaade alustab täna 4 saate osalisega, kelleks oleme meie, Hans Laugas, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe ja Glen Pilvre ka. Ja oktoobrikuu esimene digisaade toob meieni siis selliseid huvitavaid teemasid, et oleme ise oma väikeste silmade ja kõrvadega kuulanud ja vaadanud ja kätega katsunud seadmeid, nagu näiteks uus Samsungi volditav flip-telefon ja Telia uus digiboks, mis jookseb Androidi peal, jagame muljeid. Kuidas valida endale Android-telefoni ja millised väljakutsed seal meid ootavad, räägime sellest. Kas ma ostsin hea teleka või mitte, tahaks väga teada saada täna Gleni suurest ülevaatest ja kui aega jääb, räägime sellest, kuidas Elon Musk jälle tekitab elevust robotitega ja kas see on tähtis või mitte. No nii, hakkame siis võib-olla esimeseks peale isiklike kogemustega ja võtaks näiteks siit suurest pakist, loosipakist esimeseks välja Gleni. Glen, sul on puudrikarp käe vahel, ma vaatasin, et sa oled siis Samsung Galaxy Flip 4-ga ringi käinud, mis on väike karbike. No olen käinud mõned päevad ringi ja kusjuures erinevalt nii mõnestki muust telefonitestist pistsin ma siia sisse ikkagi ka SIM-kaardi ja võttisingi selle telefoni ikkagi nagu kohe päriselt kasutusse, sest muidu ei saa ju aru, kas ta ikkagi nüüd, kuidas temaga siis ka rääkida on. Nii et olen käinud ja rääkinud, muidugi ütleme üldistades kohe sissejuhatuseks, ega see telefon nüüd nagu number ka ütleb, et see on juba Samsungil õige mitmes volditav telefon. Ja ega eelmine flip on peaaegu eristamatu sellest flipist tegelikult ja mul nüüd ei olnud nii, et ühes käes oli eelmine ja ühes käes oli uus. Et seetõttu ega ma nagu väga palju ei saagi aru, et ta nagu ägedam on, aga ta on nüüd, nagu me siin teoreetilises osakonnas juba rääkisime, et siin on sellised väikesed asjad läinud kõik paremaks ja igapäeva kasutuses on need toredad nagu aku vastupidavus. On natukene parem, aku on tal 3700 mAh, mis on 400 või 300 võrra vist rohkem kui oli eelmisel. Ma ei mäletagi peast, kas eelmisel oli 3300 või midagi sinna kanti oli. No võt, siis on 400 on rohkem ja see annab tunda, aga ta ikkagi saab tühjaks. Mul ennem, või minu igapäevatelefon oli siin, on pikemat aega olnud OnePlus 9 Pro ja kuidagi see OnePlus ei saa nagu nii tühjaks, et ikkagi ta peab nagu päeva vastu, aga kui sa ikka rohkem temaga sebid ja muud, kui teda kinni ja lahti teed ja proovid mõelda välimisi ja sisemisi ekraane ja ühesõnaga, kui seda ka tegeled, siis ikkagi mingi 10% õhtuks on täitsa tavaline nähtus. Nii et selles mõttes ei teeks paha, kui see aku oleks ikkagi nagu veel suurem. Ja muidugi juba akust rääkides, siis teine selline nagu miinus jällegi, võib-olla ma olen ära rikutud just nimelt selle OnePlusiga, ja ennem rikkus ennast ära Huawei'ga, need mõlemad telefonid laevad ülikiiresti. Aga Samsungit paraku ei lae ülikiiresti ja ega muidugi nagu ei tee seda ka iPhone'id ja ma ei tea, mis telefonid teil on, aga igal juhul kõik muud telefonid laevad nagu aeglaselt ja see telefon on ka selline, et 25 vatti on tal siis, kui ma ei eksi, on kiirlaadimine ja juhtmevaba on 15 ja need on mõlemad ikka väga-väga aeglased. Muidu mul on nagu telefoni kasutusmuster olnud selline, et ma viskan selle OnePlusi kiirlaadija peale. See kiirlaadija on meil üle 50 vatti sinna kanti ja ta suhistab põhimõtteliselt seal mingisuguse veerand tunniga juba mulle nii aga palju vooru. Kas see on tervislik, et sa oled kogu aeg kiirlaadimist telefonile ja kas see mitte ei ole siin nagu selline, et aeg-ajalt on okei teha kiirlaadimist, aga kui sa iga päev ma ei tea, ma olen juba siin, no ka ei ole. Et sina telefoni testides, ma saan aru, aga kui sa telefoni omanik oled, tegelikult ei ole tervislik kogu aeg kiirlaadimist. Ma ütlen selle OnePlus 9 Proga, ma olen 1,5 aastat juba hakkama saanud ja mina küll aru ei saa, et aku kuskilt poolt mingid läbivus. Laevad kiiresti ikkagi keskelt, et algusest lõpust nüüd ei lae kiiresti, nagu autod. Tõenäoliselt, jah. Ja, aga kahte asja võib siin öelda, üks asi on see, et jah, et tegelikult nad võiks laadida 45 vattiga nagu Samsungi kallimad telefonid seda teevad. Näiteks juhtmega, eks ole. Ja teistpidi on see, et juhtmevaba on 15 vatti, see on nagu päris okei. Ja teistpidi on see, et eelmine flip
Flip 3 oli 15 vattise laadimisega, et nad tegelikult läksid natuke kiiremaks. Nad läksid natuke kiiremaks ja, aga noh, ütleme see 15 vatti juhtmevaba on ka okei, kui sa võrdled teda, ma ei tea, mitte millegagi. iPhone'iga meil on 10. Okei, aga kui sa võrdled teda täpselt selle sama mainitud OnePlusi või Huawei'ga, mõlemad laevad 50 vatiga juhtmevaba. Jah, aga sa pead ostma sinna juurde väga kalli nende laadija. Enda laadija, mida kuskilt saada pole, et sa ei saa standardlaadijaga laadida. Jaa, standardlaadija tõesti ei laevad. See ongi see, et mis nagu perspektiivis sa lihtsalt asju vaatad, aga loomulikult ka isegi juhtmega laadimine võiks olla kiirem. Et see on nagu selline nagu võib-olla praktiline väike miinus, aga ma ei tahakski siia jääda üldse kinni. Räägi parem, kuidas kaamera on, see on kõige tähtsam, sest et eelmisel oli kaamera kõige nõrgem külg peale aku. No ega kaamera on täna ka kõige nõrgem külg peale aku, aga ta on läinud vist natukene paremaks, et kui sa võrdled nagu S22-ga, siis S22 on kuidagi nagu loomulikum ja siuke värvikam, et ta kipub nagu ikkagi üle teravustama kergelt aga ma ka ütleks, et see on võib-olla siukene nagu virisemine juba teatavate karvade osas, et niisugust igapäeva pilti teeb ta jumala okeilt, ta teeb ka pimedas väga kenasid pilte ja tõepoolest mingid oksaraod ja mingid asjad võib-olla on natuke seda halosid seal või seda ületeravustamist, aga võib-olla suurem miinus on pigem see, et tal ei ole siis üldse mingit telekaamerat, et sa pead siis piirduma selle digisuumiga, et tal on ülilai nurk ja lainurk on ju ja mõlemad on need 12 megapikslised, nii et siin kohal ikkagi nagu väike järeleandmine nagu on, aga kui sa ei ole mingi hull fotokunstnik, siis ma küll ütleks, et täna jällegi see kaamera on juba nii hea, et ma nüüd, kas ma nüüd selle pärast jätaks ta ostmata, see on nagu jah, selline valikute küsimus, et kaamera kindlasti ei ole nagu halb, aga ta ei ole päris tippklassi kaamera, seda võib nagu kinnitada, jah. Kas ma räägin edasi või? Aga ütle mulle ühte asja. Kas sa nüüd panid SIM-kaardi sisse, igapäevaselt kasutad. Just. Kas see klapi eest maksaksid nii palju rohkem, kui ta maksab sul näiteks kas või see Pro? Kas see klapitamine on nii hea sulle? Ma tahaks talle panna teha midagi ümber, et ta on pigem selline suhteliselt õhuke ja ega ta käes ei ole üldse ebamugav, aga ta on nagu mõnevõrra libe, et ta on küll matt nüüd tagant, et eelmine oli üleni selline läikiv, et ta võib-olla nagu haakus mõnus käega paremini, et siin on see tagakülg on matt, mis tundub nagu eriti libe ja servad on lihtsalt väga, väga toredad, sellised suhteliselt nurgelised, natukene libedad seal juures, et ta näeb ilus välja, aga käest ta nagu ei ole väga kindel, aga siia ümber saab panna, nagu me selle lihtsalt vaatasime, Samsung ju pakub siia mingisuguseid huvitava disainiga sellist korpust, mis siis muudab käes natukene nagu toekamaks, eks ole, et ma ei ütle ikkagi nagu ühtki halba sõna selle vormi kohta, see on äge, et seda saate kokku mulle ta väga meeldis, vähemalt see 3, mida ma ise proovisin ja 4 nii palju, kui ma seda näppinud olen. Ja siin nüüd Samsung on siia juurde siis natuke üritanud ka ikkagi seda funktsionaalsust tuua, et sa saad ta panna siis laua peale niimoodi poolde vinna nii-öelda, et see ekraan on siis nagu väikene sülearvuti sul lahti ja siin on nüüd tugi olemas siis põhimõtteliselt lisaks nagu siis mõnedele sellistele spetsiifiliste rakendustele nagu kaamera, kus sul on siis võimalik juba kohe nagu see interface jagada 8, et allpool on siin ühed asjad, ülevalpool on ekraan, eks ole, või see eelvaade, aga kõikide teiste rakenduste puhul samuti on võimalik nüüd siis muutuda ta selliseks nagu alumine pool nagu puuteplaadiks ja ülemisele poolel jäävad asjad, et kui sa näiteks keerad ta lahti ja sul on siin mingi meilivaade, ta tundub nagu teoorias nagu võib-olla äge, praktikas ma nüüd ei saa aru, kas ma tõesti, et kas mul on selle alumise poole pealt, ma kasutan seda alumist poolt nagu puuteplaati ehk et 2 sõrmega saan scrollida, kui ma siit tõmban, siis ma saan siia panna ka sellise imepisikese hiire ülemisele poolele kursori nii-öelda noolekese ja siis saan siin puuteplaadi peal selle noolekesega sudida ja mingeid asju avada. Et võib-olla tõesti, kui ma söön mingisugust võileiba või söön mingit suppi, panen selle telefoni sinna laua kõrvale, siis ma ei taha nagu näpuga seda ekraani surkida ja siis ma siin surgin seda puuteplaati. Võib-olla see on nagu äge. Ja loomulikult, kui ma vaatan mingid YouTube'i video ja asju, siis ma saan ka selle ülemisele poolele panna selle video ja siis alumise poole peal käib kogu see mingite kommentaaride ja soovituste elu, eks ole, et tegelikult siis täna nagu see niivõrd kuivõrd tugi on nüüd kõikide äppide jaoks, et see puuteplaadi võimalik nagu jagamine on kõigile ja see tagumise ekraani osakond on siis ka läinud nagu mõneti jälle funktsionaalsemaks, et siin taga sa saad nüüd avada kõiki teavitusi ja kirju aga jällegi see on natuke nagu siuke asi, et see ekraan nagu reaalses kasutuses võiks siis olla juba veel suurem, et siis oleks nagu Motorola läks.
nojah, et ma ei teegi telefoni tõesti lahti, aga noh, täna on ikka olukord, nagu siia nüüd midagi tuleb. No ma ei viitsi siit ausalt öeldes seda meili ikkagi lugeda, ma teen ikka selle telefoni lahti või sõnumit. Aga küll aga noh, ma saan siit siis tõesti mingid ilmateateid ja kalendreid ja siukseid asju ma saan siit kerida, eks ole. Ja noh, ega see ei ole tegelikult paha, et ma ei saa öelda, et mul oleks metsik harjumus tekkinud seda nende mõne päevaga teha. Aga ma näen, et see harjumus nagu võib tekkida, eks ole. Ja noh, samamoodi siis kaamera puhul ka ma saan nagu endiselt põhikaameraga teha siis selliseid kenasid selfisid või mida iganes kadreerida siit selle teise ekraani pealt, eks ole. Ja loomulikult seda kaamerast saad ka kasutada siis noh, telefoni nagu statiivina, eks ole, paned kaamera siis kuskile põrandale, filmid oma mingisugust koera kurguauku. See tundub väga lahe. Et sul on nagu kohe hoidik olemas ju. Ja sul on kohe nagu hoidik ja ta jääb tegelikult nagu iga nurga alla. Noh, see avamise mõttes natuke on selline, et kui sul on sellised pikemad sorti käed ja näpud, siis sa saad tegelikult ühe käega ka lahti, aga ega ta ei ole päris selline niisugune pliks-plaks kinni lahti, et ta nagu natuke nõuab kogu aeg sellist nagu noh, nikerdamist tänu sellele just, et ta siis jääb lahti. Nii et eks siin ongi nagu Huawei'le natuke teist disaini teed, et Huawei'l on ta sellise nagu vedrumehhanismiga, et ta ei taha siia keskel hästi jääda, aga seest ta nagu lendab niimoodi plaksti lahti, on ju. Et Samsung on siis valinud süsteemi, kus ta kogu aeg on natukene jäik ja selle arvelt saate siia lauale paigutada. Noh, iseenesest see hingemehhanism on nagu ikka oli ka eelmisel, et siin pool ehk selle hinge pool on siis nagu natukene rohkem vahet ekraanil, et ta ei ole nagu päris siuke paralleelne, et kui sa vaatad, siis jääb siia vahele mingisugune koma millimeetrit, et siia teoreetiliselt läheb mingisugust sodi või asja nagu vahele, aga noh, samas ta on veekindel, ta ei ole küll täis tolmukindel, ta on nüüd IPX8, kui ma ei eksi, et see tähendab, et põhimõtteliselt kuskile potti kukkudes võite välja võtta ja puhtaks raputada ja ta töötab edasi. Aga et tolmu mõttes tal seda reitingut ei ole. Ja noh, jah, seda me võtsime, et juhtmevaba laadi on tal ka olemas tänu hoolimata siis sellele, et ta nagu pooleks läheb, eks ole. Aga hind on tal endiselt seal kuskil 1600, 700, 800, midagi sellist. Ei, 1000 ainult või? 1000. No, et soodsalt saab. Et kui sa lähed isegi täna seda ostma, ma pakuks, et Samsung võimaldab teha sul mingisuguseid teatavaid cashback raha tagasi programme, vist kui sa viid neile mingi vanema seadme, siis nad midagi arvutavad sulle seal ikkagi juba väga tagasi. Tahavad, et inimene ostaks seda. Mul alguses oli tunne, et nad igaks juhuks ei tahagi, et väga paljud inimesed ostaks seda äkki läheb katki. No, nad ise ütlevad, et selle eelmise mudeli müük tõstis maailmas kõigi volitava telefonide müüki üle 10 korra, ehk siis kuna ta on suhteliselt üks väheseid, kes üldse teevad, eks Motorola teeb ja Huawei teeb, eks ole, aga jah, et see põhimõtteliselt 99% neist, mis müüjaks on need samad Samsungi flipid ja mõned siis need teised foldid on ka, eks ole, aga see on nagu ainus volitav telefon, mida inimesed reaalselt nagu päriselt ostavad. Ma olen nagu aru saanud, et see volditavate telefonide teema on Hiinas pigem kuidagi kuumem kui meil siin lääneturul, Lääne-Euroopa või USA. Ja. Mina üritasin ka IFA-l näha seda Xiaomi siis Foldi koopiat või selles mõttes sellist teistpidi volditavat suuremat. Neil ei olnud seda välja, sest Xiaomi ise nagu ametlikult ei olnud seal, ainult läbi mingit edasimüüjate, kellel olid lihtsamad seadmed ainult näitasid. Et see nagu tundus mulle väga äge olevat, just nagu hästi õhuke ja siuke väga huvitavaga. Ja Huawei ka, eks on need teistpidi volitavad asjad on väga huvitavad. Samas vaata meie nagu elustiil on ikkagi nende latakatega väga hästi kohanenud, et ei ole just väga palju neid olukordi, eks inimesel, kus tal on probleem, et tal on telefon, ei voltu kokku, eks ma ei tea, seljakoti mahub, ridiküli mahub, põuetaskusse mahub, teksataskud tõenäoliselt on ka viimase 20 aasta jooksul suuremaks läinud, sinna mahub ka, on ju, isegi see suur telefon mahub, et minu jaoks ikkagi natuke segane on, et kelle jaoks ja mis probleemi nad täpselt selle volditava telefoniga lahendavad. Peale seda, et on lahe. Nii, aga see ongi see sama probleem, et nagu sa just ütlesid, ma tahtsin sama asja natuke puudutada, et mulle ka tegelikult täna nagu natukene tundub, et on isegi olukordi, kus ma unustan ta kokku voltida, sest ma olen nagu nii harjunud selle lataga ja me oleme koolitatud välja. Ja, et ta on selline suur, aga kui ma nagu vaataks nüüd selle pilguga, ma tõesti kasutan seda võib-olla siin kuid, et mitte öelda rohkem, tegelikult see, et ta ikkagi väike on äge, selles mõttes, et okei, talvel sul on mingi suurem tasku, mis iganes, aga ma hoian isegi oma seda OnePlussi oma, mis nahktagi tasku, mis mul on, ta vahib sealt kogu aeg niimoodi poolenisti välja, kõik alati küsivad, et kas kaamera filmib, eks ole, sest ta ei mahu nagu lõpuni. Nii et ma olen ka nagu harjunud, et see telefon on nagu mingi lips sealt taskust väljas, aga see on selline vanem inimene juba, sa ostid endale 96. aastal selle nahktagi ja seal ei ole raatsinud seda välja vahet. Võib-olla saladuskatte öelda, et tagi ei ole 96. aastast,
aga tõepoolest, et võib-olla see on selline vana onu tagi, on ju, et seal on siis väike tasku. Tagimehed ei ole kaasas käinud lihtsalt. Mina julgeks öelda, et näiteks suvel, kui ma kannan mingi spordipüksel, lühikespüksel väiksemad, millel ongi väiksemad taskud, siis on väga hea. See on hea, seda kukub välja autoistme vahele täpselt. Just, ja ma olen seda mitu korda teinud, seda autoistme vahele kukutamist, et ja mõnikord on niimoodi, et see minu praegu 6,5 tolline telefon, mida ma kasutan, ma küll taskusse ära, aga mõnikord selle tasku lukku ei ta hästi kinni minnaks, kui tal on nukuga tasku. Et selle koha pealt on hea või jah, ma ei tea, kui sa oled mingi noorem naisterahvas, kes kannab kitsaid pükse ja samas ei taha kanda käekotti, mida ka tänapäeval nagu päris tihti juhtub, eks ole, siis nendele ka võib-olla, aga seal on nagu kordi ja samas mina olen läinud ka tagasi nagu selle poole, mulle pigem meeldiks millegi pärast väiksem kui suurem telefon, just ka tavalise telefoni mõõtu mõistes, eks ole. Aga võib-olla näiteks selline oleks huvitav toote selline turunduslik või pakendamise nipp sellele volditavale telefonile, et kui ta ei oleks selline nagu puudritoos ja ilus, nagu ta Glenni käes, me praegu näeme, kuulajad ei näe, aga mina näen läbi pildi, et ta on tõesti ilus, eks, ja ta näeb selline natuke isegi vääris asja moodi välja, aga kui ta oleks selline ruget, selline matkamehe või tead selline, et voldid kokku, ekraan on kaitstud, on ju midagi temaga viska siia, viska sinna, võib-olla see oleks volditavale telefonile isegi ma kujutan, et see läheb kuhugi kalju ronima, eks ole, paned selle oma sinna pükste esimesse taskusse, tõstad jalga, kohe on latakas vastas. Ei saa astuda järgmise nuki peale. Jaa, see on see sama koht natukene, mis ma siin puudutasin ka, et ma tahaksin siia ümber panna ka sellega selle Samsungi suhteliselt nutika ehitusega kaaned, et ta ei oleks nagu nii võib-olla niisugune õrnakene, jah, et ta võiks nagu olla võib-olla käes selline kindlam, on ju, aga samas ikkagi, et kui sa täna tahad väiksemat telefoni, mis iseenesest on sama suur, kui seda lahti teed, siis siin peaaegu need kompromissid, mida sa teed, on ikkagi juba suhteliselt marginaalsed. Nagu ma ütlesin, aku, võib-olla natukene kaamera, aga ta on ülihea jõudlusega, ta on muidu väga ilusa ekraaniga, et selles mõttes ekraan on väga ere, väga värviline. Siin on ka see muutuv nii-öelda refresh rate, värskendussagedus, et see uus protsessor on väga võimekas, ta on kiirem tegelikult S22 täna, eks ole, et ta ei tee nagu kuskilt otsast sellist allahindlust, et sa saad kuidagi niisuguse poolpidused kuidagi aeglaselt ja ei tööta ja kõik on väga okei. Ainuke asi, aku vastupidavus ja ei ole see kaamera komplekt siis nii. Arenguruumi seal on, aga ma olen Gleniga nõus selle koha pealt, kui ma eelmine aasta seda Flip 3 kasutasin, siis ma jõudsin ka järeldusele, et see on nagu see asi, mis võiks panna mind või võib-olla maksma seda 990 eurost hinda telefoni eest, et praegu mul on väga raske õigustada nagu mingit tavalist telefoni üle 500 euro maksma selle eest, sest see vahe, mida saad selle 500 000 eurose vahe sees on väga marginaalne, aga see on nagu midagi sellist, mis võib-olla paneks nagu rohkem kulutada inimesi, ilmselt see on ka Samsungi eesmärk, et kui nad mingi muu asjaga ei suuda nagu see iPhone'i konkureerida ägeduse koha pealt, siis see on nagu see, mille puhul nad saavad inimesed nagu rohkem maksma, sest me teame, et tegelikult ju odavad telefonid müüvad Samsungil kõvasti paremini kui kallimateks. Ja muidugi juba nagu ikka Android, eks ole, et siin on ka olemas loomulikult juba äpp selle jaoks, et sa saad maagilise saare siia üles selle kaamera augu kohale tekitada, kus sul kõik teavitused ilmuvad nagu see käis kähku, jah. See käis kähku ja ma ei mäleta, kas see oli nüüd eelmisel Samsungil või tähendab S22 juba nii, igal juhul ma mäletan, et olid ajad, kus Samsungil siia paremale viibates ilmus mingisugune Samsungi enda feed siia, aga nüüd tuleb siia kenasti Google, et ma ei tea, kas mina olen neid midagi teistmoodi, aga see on väga äge, et mulle omal ajal kuidagi ei meeldinud see Samsungi enda mingisugune aretus, mis siia tuli, mingi Bixby ja mis iganes siin olid. Et nüüd mina ei tea sellest midagi. Et Samsungil nüüd tuleb siia kenasti Google, et või on siin kuskil mingi linnuke, kui mulle meeldib väga see Bixby või mis iganes. Nii et selles mõttes ta on läinud väga okei nagu Android telefoniks, endiselt loomulikult on siin nagu ikka niisugused topelt brauserid ja mingid asjad, et kuidagi mulle nagu see tundub ikkagi niisugune totter, et võiks nagu loobuda. Terve hunnik asju, mida tuleks nagu alguses maha lasta ja välja lülitada, Bixby on üks nendest, eks ole, millest väga palju kasu. Jah, et kuidagi nagu kas OnePlusi kasutajana ma ütleks, et kui on sul üks brauser, see on üks brauser, et milleks sul neid telefonis kaks on, et ma ei tea, kas keegi tõesti valib, et ma nüüd kasutan seda meili või seda brauserit, eks ole. Aga ei, pika jutu lühike kokkuvõte on see, et kindlasti ei ole mõtet 3 omanikel, kes iganes on täna siis juba ostnud 3, võivad olla nendega rahul, et kui just ei tundu sulle, et see aku kohe tühjaks saab ja võib-olla midagi muud sellist, et siis ei ole mõtet seda 4 tormata ostma. Aga kui sa täna ikkagi avastad, et sa ei saa oma telefoni kokku voltida
ja tahaks seda teha, siis noh, lihtsalt sa pead natukene arvestama, sa teed mingeid väikseid kompromisse, aga need ei ole enam kindlasti nii suured, et see form factor ja kõik need omadused, ekraanid, asjad on head, et ilmselt järgmine aasta ma pakuks, et mida Samsung saaksin teha, on võib-olla tõesti seda välimist ekraani võib-olla nagu suurendada, et see funktsionaalsus tuleks juurde ja ega midagi muud väga ei olegi, jõudlus on väga okei ja võib-olla siis tõesti kaamerat parandada ja akut parandada, aga need on kõik sellised nagu marginaalsed asjad, et ega siis see vorm, veekindlus ja selline töökindlus on küll täna väga tipp-topp ja ta võib ju minna veel õhemaks, aga siis ei mahus ja jälle akut, nii et eks see sein on siin kogu aeg ühtepidi ees. Kas peaks lisama siia kohe otsa sellele Glenni telefoni jutule? Ma ise panin teemafaili meile kirja, et ma üritan siin osta uut telefoni ja olen nagu ikka inimene, kes teab sellest valdkonnast võib-olla isegi liiga palju. Ja et siis on nagu valikute ees. No muide ma ütlen kohe vahel, üks asi mul tuli praegu meelde, et tal on ka muide väga head kõlarid. Ma mäletan, ma eelmisest sellest Nothingust rääkisin ja kuidagi virisin kõlarite teemal. Siin absoluutselt mitte, et vaatad siin suurelt nii-öelda ülilai ekraanist, mis iganes see on, oma mingit video, YouTube'i asja ja stereo kõlarid on ka väga head, et selle koha pealt näed, ei pea tegema ka mingisugust kompromissi, nii. No võt, aga mina vaatan, ma olen siin nüüd olnud mitu aastat iPhone'i peal ja siis traditsiooniliselt ma ikka mõne aasta tagant vahetan laagrit, et lähen vaatan, et mis siis Androidi maailmas toimub, olen mõne aasta seal ja siis jälle tagasi ja hoiab vormis professionaalselt nii-öelda. Ja alati ma leian, et ega eriti vahet ei olegi. Ja küllap ma leiaksin seda praegu ka ja iPhone'idel on tegelikult natukene selline õnnetu seis praegu, et Prosid ma ei kasuta, need on liiga kallid, liiga suured või liiga rasked ja liiga täis asju, mida mul tegelikult ei ole nagu vaja. Aga iPhone, ütleme, mul on praegu 12 on ju, 12, 13, 14 on sisuliselt sama telefon, küll mõnede väga oluliste edasiminekutega, eriti akuelu ja osas iga põlvkond on tunni juurde saanud veedetavalt. Aga põhimõtteliselt ikkagi sama telefon ja me kõik usume ja peaaegu, et teame, et järgmisel aastal sügisel tuleb USB-C-ga iPhone, mis tegelikult tähendab, et siis mul tekiks õudne soov niikuinii osta, sest ma saaks nendest lightning kaablitest oma eluteki lahti, jube hea oleks. Aga aga kui osta, siis üks variant, nagu ma olen siin rääkinud ka saates, et mind intrigeerib see iPhone 14 Plus, et äkki prooviks siis suuremat telefoni, on kuidagi rohkem ka praegu telefoni kasutamist tulnud. Hispaanias muide pikemalt viibides, siin kogu elu käib WhatsAppis. Ja lihtsalt sõna otseses mõttes kõik asjad ja isegi helistatakse WhatsAppis ja kes ei jaksa toksida, see saadab sulle voice message'i ja saadab WhatsAppis. Ja siis sa oled selle telefoni küll ja siis kogu aeg rohkem füüsiliselt, kuna kõik käib WhatsAppis ja siis iPhone 12 aku saab kohe tühjaks. Või mitte kohe, aga ikkagi, eriti kui ta on veel 2 võrgus korraga, mul on 2 SIM-i seal sees, et ühesõnaga on põhjust nagu vahetada. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis seal Androidi maailmas praegu toimub? Ja vaatasin kõik telefonid läbi, mul on hea, Glenn ütleb mulle Huawei, aga seal meil pikemat juttu kahjuks ikkagi Glenniga ei tule sel teemal. Ma ei otseselt ei ütle, olgu, et muidu Huawei esitleb järjekordselt uut telefoni varsti, Mate 50 Pro kohale jõudnud, aga mul on hea meelega, et Meelis on siin tasakaalustava elektroonika kaupmehena. Ka Samsung on väga hea ja OnePlus on aga ma loen ette probleemid. Mis on täna valida? Loomulikult number 1 variant sa hakkad mõtlema on Samsung. Aga Samsungil on nagu peamiselt on see, mul on 2 probleemi. Esiteks on see, et siin meie regioonis nad endiselt nõuavad, et me kasutaksime nende enda protsessoreid ja ikkagi igas testis, mis ma vaatan, nende enda protsessorid on kehvemad kui Qualcomm'i protsessorid. Mida ei vaata teste või? Sa ei tunne seda, vanasti nad olid kuumemad ja aku pidas kehvemini vastu. Kas nüüd on see lahendatud? Ma ei tea, ma ütlen, ma ei ole kasutanud Samsungi, võrrelnud Qualcomm'i protsessoriga ja Exynosega Samsungit, aga ma olen kasutanud Samsungi telefone, millel on nende enda protsessor jupp aega ja seal kõrval mingite teist tootjate Qualcomm'iga asju ja ma ei näe, päris reaalselt kasutus, ma ei näe seda vahet, kui ma just ei mängi või tee mingid siuksed asju, eks ole, mis määravad suurt jõudlust. Et see on nagu pigem jutuks hea küll nagu paljude asjadega, eks ole, kui. Okei, selge. Ja teine asi, mul viimane Samsung oli, ma meast ei ütle, äkki oli S10 või ei. Ühesõnaga mingisugune mitte nüüd ka hirmus vana mõni aasta tagasi ja seal oli ikkagi väga selgelt oli kahjuks endiselt näha, et kui see telefon alguses oli kiire, siis mida kuu edasi seda aeglasemaks see soft seal jäi, see sama vana Androidi nagu küsimus. Ma küsin, kas keegi teab, kas see on lõpuks lahendatud Androidi maailmas? Mina seda ka ei tunne, aga ma ei saa öelda, et seda ei oleks, pigem on lihtsalt see, et äkki
ma just harjun nii ära selle vaikselt aeglaseks minekuga, et ma lihtsalt ei saa sellest aru, aga ma ei ole tunnetanud see telefon, mis mul praegu on, mis ei ole tegelikult mu isiklik, vaid on ka Samsungist tema mudel, on mul käes olnud ma ütleks pool aastat ja ei ole mina teda kordagi resettinud ega midagi teinud ja pole hullu midagi. Et iseenesest ei ole ka sellega nagu minu arust suurt probleemi. Mina ütleks seda, et paari aasta tagant tasuks nagu igasugust telefoni kaasada iPhone'i aega resettida lihtsalt profülaktika mõtteseks. Ja muidugi telefonis nagu ka mingit rolli mängib ka see, kuidas ta nagu välja näeb, et mitte, et ma nagu ütleks, et see Samsungi telefon näeb välja nüüd halb, et see Google'i asi, mis see tuli juurde, see on kõik nagu tore. Aga mina siinkohal tõstaks käe nagu OnePlusi kasuks, et mulle meeldib kuidagi selle OnePlusi nagu välimus ja see, kuidas see asi nagu, see üldmulje nagu, et see on see nagu miski, mille moodustab kogu see opsüsteem, need fondi suurused ja kõik see kokku, et ma selle sama Flipi puhul ka nagu tunnen, et mingites kohtades on see tekst liiga väike, siis kui ma panen ta suuremaks, siis on ta mingites kohtades kurat liiga suur, siis mingites kohtades kuidagi ta käitub nagu ebaloogiliselt ja siuksed nagu, võib-olla ma olen seda harjunud sellega, aga kui ma võtan kätte selle OnePlusi, siis mulle tundub, et oi kui õige see kõik on, et kõik on nagu väga hea, jõuame OnePlusini, Glen, super, OnePlusi vaatasin ka, iseenesest täitsa mõistlikud telefonid, enam-vähem mõistliku hinnaga, ma olen aru saanud, et 9 ja 10 on ka väga-väga sarnased telefonid, et no vaat kahjuks ma ei ole isegi 10, kuidagi meie regiooni on selle 10 Pro jõudmine hästi vaevaline, eks ole, et see 9 Pro aga on minu seni jaoks oli väga seal hea. peamine probleem oli see, et nad lubavad sulle Androidi ja üldse tarkvara uuendusi 3 aastat. Eks uusi, see on nagu kuidagi nagu vähe, ma ütleks ikkagi väga-väga vähe. Samsungil on kus öelme peast 5 aasta peal või isegi rohkem minu meelest. Turvauuendused, mitte Androidi uuendused. Ei ole, rohkem küll ei ole kindlasti kohe. Minu meelest on kuni 5, üle 5 kohe ei ole ühelgi tootjal Androidil. No aga 5 on ikka oluliselt parem kui 3, eks 3 aastat tundub mulle ikkagi, kui ma ostan veel OnePlus 9, mis on niikuinii juba natukene turul olnud, siis hästi natuke veel ja mulle enam keegi uut tarkvara ei paku. Täna tuleks võtta siis juba pigem 10 ilmselt. Ma pigem julgeks ka selle koha pealt arvata, esiteks on see, et kui kaua sa seda telefoni ise kasutad, teine asi on see, et kas sa usud, mida sulle telefoni tootja ütleb uuenduste kohta, mina ei usuks. Kui see Google ei ole või Apple, siis ma pigem ei usuks. Ehk siis, kas nad tegelikult... Sa ei usu, et Samsung mulle 5 pakub või sa arvad, et OnePlus pakub rohkem kui 3? Ei, ma arvan, et nad võivad mõlemad öelda 5 ja 3 aasta ütlevad, sorry, me ei toeta seda telefoni enam. Aga Samsung on ikkagi ametlikult öelnud 5. Jah, aga minu teada ma võin eksida ja siis ma palun vabandust, kui ma eksin Samsungile, aga selles mõttes minu arust on niimoodi, et tarkvara, ehk siis Androidi versioonid uuendusi, nad ei paku 5 aastat, pakuvad nii-öelda seda patchi, ehk siis turvapaiku siis pakuvad 5 aastat. 4 aastat pakuvad uusi versioone. Just. Aga see on ka parem kui 3, eks ju. Aga aga see ei suuda ikkagi võistelda iPhone'iga, kes pakub, ma jälle nüüd peast jään vastuse aastaid seda ja ma tean, et kui ma annan selle telefoni, ma ei tea, pärast müün maha või annan lapsele või ma ei tea, kingin Hansule, eks ole, siis mul ei ole seda muret, et mul on mingi vana tarkvaraga. Eks see tegelikult on probleem ja täpselt sama probleem on ka sellega, et mul on sahtlis oma isiklik Huawei Mate 20 Pro, mis on, ma ütleks, et siiamaani tuli omal ajal kõvasti omast ajast ees, Glen teab. Ja teiseks oli see, et ta on siiamaani tegelikult väga võimekas telefon, võiks siiamaani vabalt kasutada võimsuse ja kaamera kõige poolest, aga ta pole 3 aastat saanud ühtegi uuendust, eks ole, nii et on moraalselt paranenud. Ehk siis tegelikult ongi see, et see on juba kas või see taaskasutuse ja kõige selle koha pealt, et see on minu arust veidi vastutustundetu, eks ole, tootjate poolt, et nad ei toeta väga head riistvara nagu tarkvaraga piisavalt nii kaua kui võiks. Ja viimane asi, mis ma tahtsin seal Androidi maailmas öelda, seal väga palju muid valikuid mul ei ole, eks ma mõtlen Samsungi peale, ma mõtlen OnePlusi peale, Huawei, tõmbame maha ja siis on seal Xiaomit ja Nokiat ja mingit sellist Nokial ei ole midagi. Ja vist ei ole, Sony on, ma tuli meelde. Sony on hästi kallis on ju. Ta on huvitav, aga kallis ja Honoril tuli see uus mudel, aga seda vist Eestis müüakse ja ongi kõik, eks ole. Pixel 7. Ma guugeldasin huvi pärast, Pixel 6 on üks väheseid telefone maailmas, mis on järjekindlalt pärast väljatulekut läinud tarkvara poolest halvemaks. Just. Et kõik kurdavad, et nii palju probleeme on juurde tulnud, mida me räägime. Aga mina olen mõelnud sama asja, ma olen natuke teiste nurkade pealt, et sinul on see valikuvabadus natuke võib-olla suurem või minu esimene asi, mida enne just Flipi juures rääkisin, et ma
ilmselt tahaks väiksemat telefoni kui 6,5 või 7 tolli ja siis ma vaatasin neid ja samas mul ei ole vaja midagi väga võimsat, eks ole. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et ega tegelikult nagu ongi Asuse mingi uus ja sama hinnaklassiga, sama või isegi odavam, aga sama suur on tavaline Galaxy S22. Ja see oleks ka asi, mida mina ilmselt praegu ostaks. Mulle tegelikult meeldib välimusega piltide peal vähemalt Pixel 7, aga seda veel ei ole ja nagu sa ütlesid, et me ei tea, mis sellest Google tarkvarast tegelikult saab, eks. Aga just ongi see, et 2 asja, üks oli sama see tarkvaratugi ja teine asi on, minul ei ole Samsungi selle kasutusliidese vastu midagi ja teine asi on tegelikult see, et väga vähe on neid väikseid telefone, eks ole, et enamus on nagu jube suureks läinud. Eriti kui head on, aku on küll kehvem, aga okei, saab hakkama. Aga teine asi, mille peale mina olen nagu mõelnud on see, et me oleme siin saates varem ka rääkinud see, kui 3G kinni pannakse ja meil on vaja voice over LTE toega telefone tõenäoliselt, eks ole. Ja siin on see, et see ei ole üks standard, vaid iga operaatori jaoks peab iga telefoni tootja selle konkreetsele mudelile see tarkvara arendama ja no Xiaomi'l on, aga seal on ka nii, et osadel mudelitel on Elisoma, osadel mudelitel on Telia oma, eks ole, mõnel ei ole, Tele2 pole vist veel midagi. Ja teistel väiksemate tootjatel sa ilmselt ei saa kunagi sellist asja. Sul jääbki järgi Samsung ja Apple ja kui väga hästi jopab, siis võib-olla Pixel, eks ole, just. Kui sul on üks väga niši tootja telefon, siis seda ilmselt operaatorit sertifitseerima ei hakka, mis võtab ka järelturu ära. Just ja sellepärast on jube kehv, et selline asi on nagu reaalsuseks saanud, sest et mulle ei meeldi see, et see konkurentsi tapab. Ja kolmas asi, see ongi, sul jääbki järgi Samsung ja iPhone põhimõtteliselt, eks ole. No Xiaomi on mõned mudelid, just. No siis on see läbipaistev telefon, millest me siin eelmises saates pikalt rääksime. See on hea hinnaga ja tore ja ei ole ülemäära suur ja kõik nagu klapib, aga seal on täpselt see, et sa annad mingi raha nendele tüüpidele ära ja sa elu sees ei tea, mitu aastat sa saate tarkvara uuendusi, kas nad on alles, kas nad nii seda Voltet ei tee, ma ei usu sellest. Kolmas asi on veel, millest me ka alles vist eelmine kord, kui mina siin saates olin, rääkisime, Henrik tutvustas seda eSIM-i maailma, siis ka eSIM-i toega telefon on väga vahe, eriti millel on 2 pesa, ehk siis nagu näiteks minu selle Samsungil ma avastasin, mis on praegu on, ei ole eSIM-i tuge, ma arvasin, et on, tegelikult ei ole. Ja selle Flipil on, eks ole, tal on nii, et tal on üks tavaline SIM ja üks eSIM. Ja on ka, aga S22 ja iPhone'id on samamoodi, üks füüsiline, üks eSIM, eks ole. Siis S22 seele minu arust on siis 2 füüsilist ja eSIM, aga sa ei saa korraga neid tööle panna, aga saad vahetada, eks ole. Nii et see on jällegi üks asi, mille peale mõtlema, et kui sa ostad nagu sellise väiksema tootja telefoni, siis sa ei pruugi seda eSIM-i tuge tööle saada või ta pruugi üldse ollagi praegu veel. Ja viimane asi, mis ma tahtsin, mis mul selles kirstunaelade nimekirjas ikka lähen Apple'i juurde, jälle viin Tim Apple'ile oma raha ilmselt. Viimane asi oli see, ma mäletan, kui Androidi maailma tulid need sellised hästi pikliku kujuga sellised saledad telefonid, et nad pigem kitsad, aga kõrged. Ja siis ma olin ise ka tõenäoliselt, kui keegi otsib mingi klipi üles, siis ma ka rääkisin, et jube hea mõte, et telefon istub hästi käes, eks ole, aga samast ruumi nagu on. Ja mulle tundub, et see ongi väga hea mõte, kui sa näiteks mängid telefoniga. Aga mina ei mängi ja mulle ikkagi väga tugevalt nagu endale tundub, vaadates näiteks iPhone'i, mis on pigem nagu laiem ja lühem võrreldes nende Androidi nii-öelda valitseva standardiga. Et mis ma selle pikkusega siis nüüd täpselt teen? Kui ma loen Facebooki, Twitterit või e-maili, et annab see mulle elule siis ikkagi midagi õudselt palju juurde, kui ma näen mõne rea rohkem seda teksti, mida ma olen juba lugenud. Kusjuures mina mõtlesin just sama siis, kui see uus iPhone 14 Pro välja tuli ja siiamaani ma olen nõus, et pikkade telefonidega on ju see, et saad ülevalt neid teavitusi kätte saada on päris keeruline, eks ole. Ja taskusse ei mahu nii hästi. Just, ja siis ma vaatasin seda, et iPhone on liikunud nagu pidevalt sinnapoole, et need teavitused asjad ja igasugused control center'id asjad liiguvad nagu telefoni alla osasse, siis kui ma vaatasin, see Dynamic Island näitamine hästi kõik sealt ülevalt, eks ole, nagu tagasi minek natukene. Või tundus mulle niimoodi. Ja tõesõnaga ma jäin nagu kuidagi nõutuks, et mulle just tundus, et kui tavaliselt on Androidi maailmas seda sellist valikut ja kõike olnud nagu jube palju ja hästi kirev, seda on nii palju vähemaks jäänud ja see, mida pakutakse, on tegelikult väga ühesugune. Need suurused, isegi hinnad, kõik vaatad peale, see on kõik see sama. Ja võib-olla ainuke on seesama see. Sellepärast see flip ongi nagu väljapaistev asi, eks ole, nagu me enne rääkisime. Ja just ja seda ka, jah. Nii et ma olen siin nüüd jäin nõutuks ja tõenäoliselt Tim Apple saab 1000 eurot jälle kätte. Tegelikult tasub ikkagi ka minna kuskile ja päriselt seda natukene klõpsutada kinni lahti, siis on nagu kohe näha, kas see on äge või ei ole. Huvitav on see, et
kui ma käisin IFA-l ja vaatasin ringi Saksa poodides, siis võrreldes meie poodidega on Saksa poodides ikka valik on nagu jabur, et kõik kohad olid täis Oppot ja ZT-d ja Realme'd ja ühesõnaga neid Hiina brände oli nagu palju, neid oli nagu korvides sooduspakkumistega väga erinevas hinnaklassis ja ilmselt seal nad ka operaatorid ikka töötavad jällegi ilusti, eks ole, kui neid julgetakse niimoodi suurt koguses müüa. Aga see on suur riik ka, eks? Ja just, et see on nagu ikkagi meie pisikese konnatigi probleem jälle. See on huvitav, sa mainisid vaata Meelis Asust, ma üritasin ka aru saada, mis neil on. Päris Keimeri telefonid on tundnud päris head olevat. Mida ma tegelikult mõtlesin, siis see oli see pisike telefon, kuna mulle enne rääkis, meeldisid väiksed telefonid, see on Zenfone 9. Ja see 5,9 tollise ekraaniga ja kui ma nägin seda, kui Glen mäletab, me Riias vaatasime, kellelgi oli see kaasas. Habihtil äkki oli see kaasas, ühesõnaga kellelgi, kes meil oli Eesti ajakirjanik, kes tuli kaasas ja siis ma võrdlesin seda, tundus, et jube pisik, jube mõnus ja siis me hakkasime võrdlema andmeid ja tegelikult füüsiliste mõõtmete poolest on see Galaxy S22 sama suur, aga 6,1 tollise ekraaniga, ehk siis tegelikult see Asus on petlik, et ka Samsungil on sama väike telefon olemas, et kõik nagu siin YouTuberid ja värgid räägivad, kui äge mõnus pisike telefon see on, aga nagu S22 oleks kõrvalt nagu täiesti ära unustatud, et see on nagu... No aga siinkohal ma ei saagi aru, et ütleme, kui sa tahad ikkagi pisikest telefoni, siis võta siis see, mis kokku volditakse, ongi sul pisike, eks ole, või et ega sa ei saa ühe korraga omale kätte võtta pisikest telefoni, mis oleks võimalikult suure ekraaniga. Jaa, aga ma ei ole kindel, kas ma olen valmis veel nagu seda flippi ostma, aga... Flip on ka muidugi hästi pikk. Siis see on ikkagi nagu ei no oot, ära nüüd liialt, aku peab ju okei, aga see 3700 milliampertundi ei ole ju väga vähe, minu arust on väiksematel iPhone'idel. Ei, kui sul õhtuks on 10 prossa, siis on no, aga see on see võib-olla, kui ta tõesti, ma tegin seda kogu aeg lahti ja nikerdasin sellega ja autost köötas mul muide Android auto, mis no aga kuule, Henrik ütles, et ta nüüd elab WhatsAppis, vaata. Tal on vaja juhe järgi panna siis. Ja et võrrelda, tasub nagu võrreldavalt, et lihtsalt see aku on natukene väiksem. Vaadata, et ega tegelikult sul on Glen selles mõttes õigus, et sellel samal tavalisel S22, millest ma just rääkisin, ka 3700 milliampertundi aku. Palun väga. Ja ma vaatan korraks seda Asust ka, et see mul siin sama sees. Millegi pärast küll ei leia kohe seda akut siin, aga 4300, nii et see on üks selle Asust on paksem natuke. Ehk siis ta on väike telefon suure ekraaniga. Ja sest OnePlusil on mul vist, kui ma eksin 4500, aga 3700 ei ole üldse liiga vähe, et see 3300 oli tõesti nagu vähe. Nii et ma ei taha nagu kuidagi öelda, et selle 4000 väga ei tahaks. Aga no okei. Me oleme saanud palju võttainet küll Androidi teemal ja ütleme võib-olla siis ma kahtlustan küll, et kellelgi on läinud otsuse tegemine segasemaks, aga äkki kellelgi on läinud ka selgemaks. Ei no tasub igal juhul minna ja seda eriti seda, kui mõte on see volditava telefoni suunas, siis meie jutu kuulamine tasuks ära lõpetada ja minna tõesti kuskile poodi, kus ta on olemas, et seal on kohe näha. Kui tahad midagi erilist, siis sa võid seda osta, sest see on tegelikult hea telefon. Seda tasub alati, aga sellise puhul kindlasti veel enamgi, et käes hoida seda. Et käes hoida ja proovida just seda mehhanismi siis ja muide teda sellel teie jutu kuulates, eks ole, kui mul vahepeal hakkas väga igav siin, siis ma muudkui klõpsutasin seda. Kohe närvid läksid paremaks, et see tegelikult aitab, et sa saad nagu mõelda, et kas ma teen ta nüüd ühe käega lahti, kas ma aitan ka teisega, eks ole, panen siia kuskile sõrme vahele. Nii et sa oled koosolekul see tüüp, mitte kes pastaka otsaga klõbistab, vaid sa telefoniga. Jaa, võid seda ka laua all vaikselt. Nii et selleks aitab muidu väga hästi, kui on igavad koosolekud, siis toimib. Ma olen tundub vaadis, et sa pead sinna tutvustama, lihtsalt võtma uue teema. Just, kuulge. Nii, aitäh, telefonid. Oota, tere tulemast telekad. Tere tulemast telekad. Meil on palju televisiooni uudisid rääkida. Alustame äkki, kust otsast me alustame lühikestest või pikkadest uudistest? No kõik räägime sellest, et Glen on telekat proovinud, siis me peame selle teema kuidagi ära rääkima. Me rääkisime eelmises saates. Natukene rääkisime, jaa. Meil oli seal eelmises saates sind ei olnud Meelis, aga meil oli seal selline olukord, kus Ants tuli ütles, et ma ostsin uue teleka ja siis kui ta oli väga elevil ja siis kui Glen kuulis, mis teleka ta ostis, Glen oli väga seda nagu, et Hans tegi oma elu halmi. Aga ta ei öelnud midagi. Ta ei öelnud midagi, ta räägib järgmises saates. Ma tean, et nädal aega käinud ringi, käed higised. Vaatad oma paari tuhandest telekat ja mõtled, et oh my god. Mina kuulaks ka huviga, sest mina natuke Gleni aitasin seda testi alustada, aga mul nüüd aega seal juures olla ja aidata ta testi teha. Ja siis ma nägin, et see on nüüd uues digis ilmunud, aga ma ei ole seda veel lugenud. Nii, et siis Glen, praegu on sinu võimalus siis Hansu röstida elaval tulel. See on väga huvitav, see minu isiklik teema, aga võtaks selle telekate teema läheneks niimoodi süstemaatiliselt, et ma oletan, et te vaatasite OLED telekaid.
ei, Jah. 2, no Ja seal ka olid mitte siis OLED. nagu, seal oli jah 4 OLED ja vaatasime siis 2 mini-LED on nüüd tänapäeval see uus moodne termin. mis, Kaks mini-LED-i, võtaks korra kaks selle OLED. teema kõigepealt ette, et ma lähen telekat ostma, miks OLED ja miks mitte OLED? No OLED on kõige parem. No aga just, mini-LED on, seda me teame. aga miks mini-LED mitte on hea OLED? siis, kui sul on palju päikest, palju valgust, ehk siis OLED-il on kehvem eredus, on nii? No tead sa, ei no üldistades on see kõik vastab seda vägagi tõele, et jaa, et üldistada võib küll nii, et mini-LED on heledam ja OLED ei ole nii suure selle siis maksimum heledusega, aga OLED siis teoreetiliselt on tumedam ehk et OLED nagu pimedas peaks olema hästi tume, aga praktika küll, ma võtsin siis nagu ikka Photoluxist selle mingi Data Spider Color, mis iganes Pro mõõdiku ja selle mõõdikuga siis ka natuke sealt susserdasin neid telekaid, et maksimum heledusi ja tumedusi nagu mõõta. Peab küll tunnistama, et see minu mõõtmine oli võib-olla mõnes mõttes nagu amatöörlik, et ma ei kasutanud seda HDR režiimi nagu ja sealt ei võtnud seda valge palettist. Tegelikult selles HDR režiimis keeratakse nagu kõik asjad metsikult põhja ja siis seal tõesti telekad võib-olla näitavad seal mingit 1000+ nitist heledust. Et tegelikult ma mõõtsin neid lihtsalt niimoodi, et HDMI boardist arvutiga panin teleka siis tavarežiimi ja siis vaatasin, mida telekas sealt välja annab, nii et pigem see indikatsioon oli siis nagu musta osas oli ta nagu eriti selline nagu informatiivne, et tõesti oli näha, kui must on siis mõni must ja kui nagu hallikas ta siis on, sest et teatavasti, kui sa ikkagi toas hämaras ju vaatad enamasti telekat võib-olla sellises mitte väga valges ruumis, siis tegelikult see musta osakaal on väga oluline, et sul ei oleks see must ei oleks nagu hall, vaid olekski must, et see annab väga palju seda kontrasti juurde, eks ole, et mini-LED nii et oma OLED olemuselt võidab seal, jah? No jaa, aga muide ei saa ka öelda, et OLED seal nagu laus võidab, et tegelikult Samsungi see nii-öelda QLED, mis on siis ka, olemuselt võime seda liigitada ka mini-LEDiks. Ehk et siis see nanotäpid ja taustvalgustus, mis seal on mingi 700 sektoriks jagatud seal ekraani taga, vedelkristallpaneeli taga, selle tumedus oli täiesti võrreldav OLED-idega ehk 0,03 nitti, mis oli isegi tumedam, kui ma ei eksi, kui kas see oli nüüd LG OLED või oli see Sony OLED, mul peast enam ei mäletagi, sest kõik ju läheb imeruttu peast välja, mis sinna ka sisse tuleb. Ehk et see Samsungi nii-öelda QLED tagantvalgustusega tehnoloogia ei olnud üleüldse vähem must kui selline keskmine OLED, eks ole. Et see oli nagu täiesti üllatav, et ja tegelikult annab OLED ka värvide mõttes ka, kui sa mõõdad, siis OLEDil on värvipalett mõnevõrra laiem, et ma mõtlesin seda DCI-P3 värviruumi, eks ole, et kõik OLEDid põhimõtteliselt olid seal 100% lähedal. Aga mini-LEDid jäid ikkagi sinna 90 parimat, kus oligi Samsungil oli see QLED oli parim, see oli seal mingi 93% juures. Philips jäi juba alla 90 ja ma ei mäleta, kas mis mini-LED mul seal veel oli. Ei oli vist 2 mini-LED, olidki Samsung ja Philips olid mini-LEDidest, aga kõik need numbrid muidugi on sellised, et sa silmaga ausalt öeldes need ei ole tegelikult olulised, ma isegi ei tea, miks ma neid kõiki mõõtsin seal, et see annab nagu võib-olla mingi võrdlusmomendi. Sul oli lihtsalt suur soov midagi mõõta. Mul oli midagi suur soov lihtsalt mõõta, jah, aga et kui ma nagu saaks midagi öelda, aga kui sa ilma mõõtmata ütled, on siis nagu paned selle OLED ja mini-LED kõrvuti on vahet või? Siis on vahe võib-olla selles, et OLEDil on see vaatenurk hästi lai, eks ole, et sa võid vaadata teda nii-öelda diivani servast või keskelt ja ta on ikkagi väga kena, et mini-LEDidel on see vaatenurk, ta on vedelkristallpaneel, et paratamatult seal on see tehnoloogia ikkagi teistsugune, et külje pealt vaadates hakkab see asi nagu minema veidi kahvatumaks, et see Samsungi QLED paneel on selle koha pealt võib-olla omas klassis üks parimaid. Samas Philips oli erakordselt hele, et see Philipsi mini-LED paneel, see oli nagu tõesti metsikult hele, et kui teised andsid mulle siin tavaoludes mõõtmistel ikka seal mingid 200–300–400 nitiseid tulemusi, siis Philips viskas tavarežiimis põmdi 1000 on ju. Et Philipsil see mini-LED näitas küll, et ta sobib väga hästi heledasse ruumi, eks ole. Aga kui ma nüüd vaatan nagu neid tõesti silmaga, et panen seal mingid ilusad videod, filmid käima, siis tegelikult ma ütleks suuremat rolli mängib selle teleka enda nii-öelda tehisintellekt või neid seadistusi on ju seal nagu lõputus koguses, mis kõik pilti optimeerivad, küll teevad mustasid mustemaks ja värvilisemaks ja liikumist sujuvamaks ja et tegelikult neid parameetrid on metsikus koguses ja
ja selle koha pealt ikkagi nagu noh, mulle personaalselt, võib-olla ma olen ära harjunud, mulle meeldib Philips, et Philipsi pilt on kuidagi hästi sõbralik ja selline. Ma tean küll, mis sulle meeldib Philips juures, sulle meeldib see Ambilight seal taga. Ei või Ambilight on seal ka. Ebaaus võistlus on. Sellest ma isegi praegu ei rääkinud, tõsi, nendel Philipsi tippmudelitel nüüd see Ambilight on siis kõigis 4 küljes. Sa võid sellest kõige alumisest küljest nagu välja lülitada, kui sa tahad. Aga kui sa paned teleka näiteks seinale või sul on seal mingisugune hõredam laud, see annab tegelikult väga kihvti efekti, aga isegi jättes selle Ambilighti kõrvale, siis Philipsi see liikumine on kuidagi väga sümpaatne, hästi selline sujuv ja mitte ka selline seebiooperlik, et ta ei tee nagu päris selliseks odavaks videoproduktsiooniks filme, nagu siin mõnikord on Philipsi telekat teinud või see nagu see silumine kuidagi, et aga teistpidi sa võid loomulikult neid ju kõiki välja lülitada, võid panna suuremaks, vähemaks, ehk et see seadistuste osakaal on nagu metsik, eks ole, nii et tegelikult kõigest sellest ma saingi nagu teada, et tegelikult väga oluline on see, kuidas sul toimub käes teleka pult, kuidas see teleka nagu menüü sulle meeldib, kui kiiresti see töötab, võib-olla just see opsüsteemi pool. Ma tahtsingi öelda, et esimene saad ekraanide hulgas valiku ja ma teadsin enne, et OLED on parem, aga no sinu jutu järgi see Samsungi minired on ka täitsa okei. Järgmine valik on, vabandust kuuled, et nüüd ma valin tegelikult operatsioonisüsteemi, olgema ausad. Et kas ma olen Tizen või Webos või Android TV, rohkem valikuid ju ei ole. No jah, kui Panasonic on veel ka täna olemas, aga seda paraku vist selle saadavusega on Eestis natukene. Panasonicul ma ei ole kindel, aga kas nad mitte Androidi kasuta ka samamoodi? Ei kasuta, neil on mingisugune, ma jään nüüd kohe vastuse võlgu hetkel, aga neil oli ka mingi oma derivaat seal. Meelis äkki ta pööda Hisense'il on ka veel oma mingisugune. Ja tegelikult mida, mis on Hisense'i tehtud, on, nad müüvad seda, ehk siis nad teevad ka näiteks Mets, mis on no just, Saksa bränd, mille hiinlased ära ostetud jah, aga neid selles jah, et kas sa tead peast meeldis? Euroopas on Androidiga odavamad otsatelefonid, telekad on mingi enda asjaga, mingi Linuxi põhisega, Philipsil on muideks samamoodi, et odavam otsatelerid on mingi enda Linuxi põhisasjaga, kus pruugi kõik jääb olla ja kallimad on see Android TV-ga. Ja mujal maailmas on see, eks ole, et jah, mujal on ju see, et ka Roku ja Amazon teevad, mida Eestis ei ole. No võib-olla asi, mida ma, küll see nüüd ei haagi otseselt juba sellega, kuhu Ants hüppas ja mis on oluline teema, aga ma selle võrdluse kontekstis võib-olla mainiksin ka selle ära, et mis võib-olla on täna nagu uut sellest teleriekraanide maailmas on ju see, et seni on olnud OLED paneeli tootjaks ainult LG. Et tegelikult on olnud LG paneelid igal pool, olgu see siis Philips või mis tahes ka teine tootja. Nüüd siis tegi esimest korda ka Samsung oma paneeli ja Samsungi paneeli kasutab ka Sony. Et tegelikult täna või nüüd on siis turul tegelikult 2 konkureerivat paneelitootjad, mis on tegelikult erinevad, et Samsung kasutab ka oma OLED paneelis seda sama nagu nanotäpp lahendust ehk taustvalgus, nagu tal muidu oli sinine, siis nüüd Samsungi teleri OLED paneel on samamoodi siis väidetavalt sinine, aga nanotäppidega siis muudetakse need värvid siis vastavalt seal punaseks ja roheliseks. Ja see tehnoloogia erineb siis LG-st, kelle paneel tegelikult on valge ja seal on siis filtritega tehtud need põhivärvid. Et tegelikult nende paneeli tüübid on nagu erinevad ja samal ajal ka LG on paneelil võtnud seal kasutusele, nagu ma sain teada, raske vesiniku nimelise komponenti, mida ta on siis kusagile sinna sisse pihustanud ja mille tõttu on ka paneeli vastupidavus parem ja paneeli just see sissepõlemise nii-öelda sellele, kuidas ma ütlen siis takistus sissepõlemisel on väiksem ehk et sa ei pea enam nii palju muretsema, et kuidas see OLED näeb välja siis võib-olla 10 aasta pärast, kui sa tahaks muretseda. Ja tegelikult nagu need tehnoloogilised edasiminekud on sel aastal toimunud, et selles mõttes oli võib-olla huvitav just vaadata, kuna 2 telekat oli seal Samsungi paneeliga ja 2 telekat oli siis LG paneeliga, aga tuleb ka tunnistada, et olgugi, et paneelid iseenesest on siis nagu väidetavalt sama füüsilise tehnoloogiaga, siis nendel mõõtmistel ka olid need paneelid kõik nagu erinevad, et ikkagi nii palju see telekatootja tarkvaraga seda pilti optimeerib, et ei saa üldse öelda, et näiteks Sony ja Samsung, kes kasutavad siis sama paneeli, oleks nüüd täpselt identse pildiga, et see töötlusmootor mõjutabki nii palju, et kusjuures, kui ma ei eksi, oli vist Sony lausa esimene, kes tuli välja Samsungi paneeliga, et see Sony tippteler tuli ennem Samsungi paneeliga välja kui Samsung ise, eks ole.
et selle tahtsin veel ka selle ära öelda, et selles mõttes see OLED-ide nagu võidujooks on läinud mõnes mõttes nagu põnevamaks, aga teistpidi nagu näitab ka see vedelkristallpaneelide olemasolu, et see QLED ja mini-LED ja et see tehnoloogia üldse ei kavatse nagu alla anda, et ta on tegelikult odavam, ta on kohati odavam ja muide isegi ta kohati ei ole odavam, et nad on tegelikult väga samas hinnaklassis, nii et valikud nagu on. Kahjuks vist paneelide võidujooks ei tee meie elu lihtsamaks selles mõttes, et ei ole ühte nagu favoriiti, kes teeb seda asja teistest paremini. Ei no jah, mõlemal on. Või kas sa vaatasid neid kõiki paneele, kas sinu arvates on üks, mis torkab silma, et see pilt ja see paneel on? No ütleme nii, et mulle torkas väga, võib-olla nagu OLED-idest torkas väga silma Sony lahendus, mis kasutas Samsungi paneeli. Et oli nagu väga hea heledusega OLED-i kohta. Siis torkas mulle silma ka Samsungi enda paneel väga heas mõttes. LG paneel jättis mulle sellise keskmiselt väga hea mulje ja Philipsi paneel, siis LG paneel Philipsi esituses näitas heleduselt suhteliselt tagasihoidlikke numbreid ja kontrasti mõttes, aga silmaga vaadates oli see pilt jälle väga-väga hea ja väga-väga ilus. Nii et kummaline nagu vastuolu nagu natukene oli, et ühtepidi need mõõtmised nagu ütlesid ühte, aga kui sa neid numbreid vaatad, siis pigem see ei annagi mitte midagi. Ja muidugi, mis ka võib-olla on teleka puhul, võib-olla päris ära ei tasu seda unustada, on heli, et alati on see telekate heli juba neelteleritel olnud, otse öeldes just sitt, aga ma olin väga üllatunud, et need olid nüüd tippmudelid. Ja ainuke erand, kes võib siis olla selline 4-täheline oli üllatuslikult Philips, et kõik ülejäänud olid heli poolest väga head ja muide kõige parema heliga oli LG. Et LG teleri heli oli täitsa selline, et ma ei saanud aru, kust see tuleb, aga see oli väga hea kvaliteediga, kuniks sa kasutasid siis mitte seda LG, mis iganes tal oli mingi tehisintellektne helirežiim. Nii kui sa selle panid, siis oli väga jube kõik ja see on tal siis vaikimisi. Ehk et vaikimisi valis ta selle mingi AI heli täiustus ja see oli tõesti kole. Aga nii kui sa selle AI sealt võrrandist ära võtsid, panid mingi filmi või muusika või seal on ju neid režiime rohkem on ju, siis need kõlasid kõik väga hästi ja väga tüsedalt, et loomulikult kui sa paned mingi ribakõlari soundbar'i sinna juurde, see annab ikkagi sulle täiendavalt kohe kõvasti helile juurde, aga see heli ei olnud nagu üldse nagu talumatult halb, et nii Samsung kui Sony on mõlemad selgelt ka seda poolt ikkagi üritanud rõhuda ja muidugi LG Plus nagu üks vist eelmist saates ka Hans mainis on see pult, et kahtlemata LG me räägime tarkvarast, V-Boss. Ja see on äge. See on siis see pult, mis tekitab ekraanile hiirekursori ja see on tohutult hästi reageeriv või? Kiiresti. See on hästi mugav jah, et see on LG-l olnud ju pikalt, see oli ka nendel, eks ole, et aga teistpidi jällegi LG opsüsteemis ei ole neid meie tootjate nii-öelda virtuaalseid digibokse on ju. Nii et. No just, et see on suur miinus jällegi, et LG-l V-Bossi äpi pood on väga piiratud. Ehk kindlasti Android TV siis on Google poega palju parem ja tegelikult Samsung. Kuidas selle Samsungi äpi valikudega muidu on? Samsungi äpi, ikka pigem rohkem. Mina nagu ütleks, et nii palju, kui see on erinud ka olen, et mulle tundub see valik nagu suurem, aga tõenäoliselt on see ka täpselt selline, et see sõltub väga, kui teadlik kasutaja sa oled ja mida sa nagu otsid, et kui sa tead, et ma tahan seda või ma tahan seda, siis pigem tasub kontrollida, kas nüüd just see on. Et sellise nagu tavatarbija pilguga seal on sellist tarbetut sodi on just nagu metsikus koguses kõigil. Jaa, on küll, sellega ma nõus. Ma nagu ei tea, kas ma tahaks neid kasutada või ei taha, aga see peabki olema nagu see koht, et mind nagu tõesti huvitab, et kas see nüüd on, eks ole. Ja muidugi selles mõttes tehniliselt suutlikkuselt on nad kõik läinud väga heaks, et see nagu hilistumine on väga väike, nad ise saavad aru, kui on see niinimetatud mängurežiim, see low latency mode, siis on siis automaatselt valitav. Aga selle puhul on üks väike parameeter, mida nagu tihti sa vaatad üle ja telekas ei toeta, et mina lõpuks paljude valikute seast võtsin selle mudeli, millel ikkagi on 120 Hz tugi. Just. Et kui sa ei pane arvutit, teleka taha arvutit või ühtegi konsooli, siis ta on võib-olla mõttetu. Aga mängid. Tuleb öelda seda, et 120 Hz tugi on olemas minu teada kõigil OLED-idel. Paneelis kinni. Ei ole.
kõige odavamal LG-l ei ole. Odavamatel ei ole jah, aga noh, ütleme nendel jällegi, mis seal tänases või selles testis olid tõesti, seal olidki tippmudelid, eks ole. Ja siis jah, nii-öelda selle tavalise LED-i või mini LED-i puhul on see, et kallimatel mudelitel on, aga odavamatel. Aga nüüd on LG-l ka see, vabandust, OLED-il see oht, et kui sa mõtled, et ma hoian raha kokku, ma võtan selle OLED-i aga kõige odavama, siis tasub üle vaadata, et kas tal ikkagi on see aga. Ja muidugi tasub ka üle vaadata siis, kes tõesti seda oluliseks peab, tasub siis väga täpselt ka üle vaadata, kui hästi siis telekas ikkagi seda nagu dünaamilist värskendussagedust nagu toetab. Ehk et kui sind huvitab see, et see värskendussagedus dünaamiliselt matchiks sinu konsooliga ja või arvutiga ja muutuks siis täpselt nii, siis seal on mingid erisusi, näiteks Sony paneelil minust see asi või Sony teleril oli seal mingid takistusi, ta ei olnud nagu automaatselt nii hästi toimiv, kui oli seal teistel, et seal tasub need standardid üle vaadata ja kui sa oled nagu nii palju pädev, et sa tead, mida sa tahad, siis kontrolli üle, kas sinu konsool või sinu väljund läheb siis teleka sisendiga nii palju kokku, et see refresh rate ka toimiks, et see ainult see number, et ta võimaldab 120 ei ütle palju, sest oluline on see, et ta matchiks täpselt sellega, mis sisse tuleb, eks ole. Et siis on see pilt sul kõige ilusam ja midagi ei haki seal, eks ole. Aga need kallimad mudelid peaks seda kõik tegema, aga seal on erisusi selle koha pealt, et keda siis see mängu pool nagu huvitab, eks ole. Ja muidugi kolmas või neljas asi on ka see antenni sisend ja selle kvaliteet, aga vaat see on koht, ma ei tea üldse, palju on täna Eestis inimesi, kes vaatavad nagu just seda antennituunerit ja kasutavad seda poolt, et sellele ma väga suurt tähelepanu väga suurt tähelepanu ei pööranud, et pigem tegelikult nagu just vaatasime ekraani. Nagu öelda seda, et kui me teeme kuskile postitusse ajakirjadest, ühesõnaga paneme mingisuguse teleri, kus on siis teenused andmed välja toodud, eks ole, nüüd samad 100 Hz või OLED, mis paneel tal on, siis vanasti oli see alati see, et mis tuunerid tal on, eks ole, sellest me oleme nüüd loobunud, sest et see ei huvita kedagi. No vat jah, et ilmselt kusagil ikkagi Eestis on ju ka, kõik ei ole võib-olla kaabli otsas aga samas kui seda öelda, et kõik, mis Eestis olemas on, kõik Eestis muidu telerit ka toetavad, nii et ja muidugi seda ma võiks ka küsida, Hans, kui sa nüüd teleka ostsid, kas sa pöörasid ka sellele väga suurt tähelepanu, et kuidas see HDR tugi on ja milline on siis see pilt või kas üldse? Natukene selles mõttes, et suur osa sisust, mis ma vaatan, nii palju kui ma vaatan, tuleb streamingu teenustest, mis kõik pakuvad seda ilusti, Apple TV, Disney, Netflix ja. Aga kas sa vaatad ka reaalselt siis nii-öelda HDR sisu ja saad aru, et kindlasti. See on nüüd väga ilus võrreldes tavalise sisuga? No võt, nüüd sa võtad mind vahele, sellepärast ega tegelikult ma ju ei tea, ma tean, et kui see sama sisu lülitada välja HDR selle sama sarja või filmi puhul, siis oleks näha, see pilt oleks plassim, on ju. Aga nii on ka tegelikult 120 Hz toetkan selles mängurežiimis, sest olgem ausad, ma küll ei tee vahet, et mul nüüd 120 Hz on seal, küll aga võib-olla kui ma lülitaks ta 60 peale, siis ma näeks, et mingi reageerivus on väiksem. Et nad on sellised asjad, et inimene harjub sellega nii ära, et sa ei naudi seda. See trikk pigem ongi küsimuses selles, et odavamatel telekatel tihti, kui sa paned selle HDR režiimi ja vaatad HDR-is, see pilt isegi võib-olla on kehvem, ta tundub nagu plassim, sest see HDR üritab teha nagu HDR-i natukene sarnast ka siis nagu foto puhul, et ta nagu üritab mahutada rohkem dünaamikat kitsemasse alasse, mis tõttu tundub, et see kontrast ei ole üldse nii suur. Kui juhtub see, et see paneel tegelikult ei anna piisavalt eredust välja. Ja. Et tegelikult eredus ja nagu sa ühte lausesse ei õnnestu mahutada, et tegelikult HDR-i puhul me räägime ju ikkagi nagu dünaamika ulatusest, et kui sinu must ei ole piisavalt must, siis ükskõik kui ere see on, see kontrast on ikkagi halvem kui näiteks sellisel paneelil, mille must on väga must, aga heledus ei ole nii suur. Mis tähendab, et HDR on mõttekalt kõik OLED teleka puhul, kus see must on väga must. Kus must on väga must just, et siis sa saad selle tumedate osa kätte ilma, et sa peaksid nagu metsikut heledust pingutama. Teistpidi HDR-i standard iseenesest sätestab ka pildile nagu nominaalheledused, et seal peaks olema vist 1000 nitti mingis formaadis ja mingis formaadis veel rohkem, mis on iseenesest nagu väga-väga ere, et kui sa vaatad kuskil nagu vähegi hämaras toas sellist nii-öelda standardset HDR pilti, siis võib juhtuda, et sa pead päikseprillid nagu ette panema, kui päike paistab. Ja kui me siin 3-tähelisest lühendist rääkisime, eks HDR-ist, siis ma mainin ära, et kui Glen siin ennem ütles, et peaks olema siis selline teler, kui tahate mängida, mille ekraan suudab jälgida seda konsooli või arvuti puhul muudetavat kaadrisagedust, siis selle asja nimi on VRR, eks variable refresh rate, seda peaks vaatama siis andmetest, kui see on tähtis. Kõigil ei ole. Just, et see on asi, mida vaadata ja
ja siis on seal ka nagu monitoride puhul on siis neid, on vist 2 põhistandardit, mis muidu veel on, üks on Nvidia oma, kui ma ei eksi ja et neid võib siis nagu vaadata. Just. Vot selline lugu, nii et kokkuvõttes sa ei ole ilmselt ostnud halba telerit, kindlasti on seal vähemalt hea heli, ma loodan, ma ei tea küll, mis mudeli LGS sa ostsid. Tegelikult tal on pilt ka ikka hea. Pilt on tõesti hea. Pilt on ka hea, aga ikkagi, kui sa ostad järgmist telekat, siis ma ütleks, et vaata ka Philipseid veel sellise pilguga, et ära lase ennast mõõtmistest segada. Eelmine oli mul Philips ja nüüd ma ostas, ma meelega hoidsin kõrvad kinni sinu lähedusse sattudes, muidu ma oleks ostnud jälle Philips. Ja ma lõpetan selle teema sellega, et ERR-i äppe endiselt ei ole Veebossis, väga halb. Kuulge, aga räägime sellest, et Telial on uus... Tule ka, ma pakun. jah, Telial on uus digiboks ja see muide toob sulle Android TV, nii et kui sa oled ostnud näiteks Veebossiga telek, nagu ma saan Android TV endale, kui ma kasutan Telia digiboksi ja Meelis, sul on see kodus olemas. Ja ma võin sulle öelda, et äkki see ei ole parim lahendus, eriti sinu kui tehnikateadliku inimese jaoks, aga okei. Olen oodanud seda boksi pikalt, sest et ka mul olid selle suhtes nagu sellised ma ütlen, suured lootused ja ootused ja see on päris mitu asja, millest mina väga hästi aru ei saa, et ühtepidi on jah see, et see tõepoolest on üsna korralik boks oma suurte tehniliste andmete poolest. Ma ei ole kasutanud Elise boksi, et see Telia boks natukene uuem, natukene parem kui Elise boks, kuigi see vahe ei ole väga suur, et tal on natuke rohkem sisemälu, saab rohkem äppi installida, eriti kui sa mängida tahad selle midagi sellist. Tal on AB1 koodeki tugi, ehk siis tulevikus Netflixi ja YouTube'i poolt kasutatava kõigem koodeki tugi, eks ole, mida praegu nad väga palju veel ei kasuta, aga tulevikus see tuleb, mida minu Elise boksil ei ole. Aga ja lisaks on USB pesad, mälukaardi pesad ja üks, mis ilmselt siin Eestis, mida digiboksi tootjad oluliseks peavad, lisaks selle, et on siis miks te tehte seda pulga näol või tehakse ka eraldi selle boksi näol, eks ole, on AB out ehk siis tavaliste pulkadega aukus juhtumisi on veel mingisugune kineskoop telekas või siis saab ka selle külge ühendada ja lisaks optiline väljund. Aga üllatus minu jaoks, ma ei ole veel ise proovinud, ma ei ole selleni jõudnud, see mul ainult 1,5 päeva olnud ja mul on siin olnud kiir nädalavahetus, aga Telia ise ütleb, et ei toeta Netflixi ja nagu keegi sina ütlesid, et ka Elise boks ei toeta Netflixi ja see on minu jaoks arusaamatu, sest et tootja STMC, Hiina tootja, kes neid bokse toodab lehel, on kirjas, et on olemas nii Widevine kui ka PlayReady DRM-id, mis Widevine peaks olema see, mida Netflix vajab. Samuti on neil nende enda kodulehel olemas screenshotid Netflixiga, nii et imelik. Ja teine asi, ja muidu nagu kõik muud asjad töötavad ilusti, aga ma kasutasin ennem seda Telia Android äppi siis Xiaomi Mi TV pulga peal. Ja natuke on ta kiirem selle Telia enda boksi peal, ilmselt see on kuidagi optimeeritud niimoodi, et see põhiäpp, eks ole, siis Telia enda oma töötaks kiiremini või oleks kuidagi prioriteetsem seal. Aga käivitamine on ikkagi jätkuvalt veidi aeglane. Üks asi, millest ma ei ole veel aru saanud kummagi nende puhul on see, et nad mõlemad kipuvad minema magama ja siis kui ma vahetan sisendit selle boksi peale või selle Xiaomi pulga peale, siis ärkab tunnelirežiimist üles ja esimesed mingis 30 sekundit on wifi välja lülitud, eks ole, sest et lihtsalt on tunnelirežiimis. Ja kuidas seda välja lülitada, seda ei toimuks, sellest ma ei ole aru saanud, kas üldse võimalik on. Ja siis ta vahest kurdab, et näed, ma ei saa ligi, eks ole, sinna Telia serverisse, sest et wifit ei ole. Ja üldiselt nagu tehniliste andmete poolest on see boks nagu väga korralik ja väga mõistlik, see on need samad tarkvara küsimused, eks ole. Lisaks on see, et millegi pärast on Android TV user interface või see kasutajaliides on eelmise põlvkonna aegsta vana, ta on see vana kole Android TV, et uutel on ju kõigil selline uuem ilusam, seda Amazoni Fire TV meenutav interface, seda millegi pärast veel ei ole. Ma saan aru, et see mingit kuidagi pidi käib nagu nii-öelda Google'i armusteks, millal nemad selle vastavale seadmele avaldavad või siis lubavad, tegelikult on serveri poolne lülitus, eks ole. Aga mingit põhjust ei ole, miks ei peaks töötama ja tegelikult ilmselt tootja saaks ju Google'iga läbi rääkida, et palun andke mulle ka see, et see näeks palju ilusam välja ja need lisavõimalused oleks nagu palju paremad. Et seal on probleeme, pult on hea, puldil on kanalinupud nagu ühel digiboksil kombeks on, eks ole, 2 programmeeritavat nuppu, mille jaoks peab olema keskmist tehnikateadlikum A ja B nupp on seal peal, mis mitte midagi ei tee, aga samas kui sa tõmbad sellise äppi nagu Button Mapperisse saab nagu ükskõik mis asja sinna nupu alla panna, käivitada Netflixi, YouTube'i, mida iganes. Ja Telia enda TV jaoks on siis spetsiaalne nupp ja lisaks on siis ka
mõne otsingu nupp on ka Telia TV jaoks eraldi ja see Androidi jaoks ja Google Assistant on eraldi, eks ole, nii et tegelikult nagu Telia mõttes töötab väga hästi, et Telia digiboxin töötab väga hästi. Üldise ühe karbine, millega ma saaks vaadata kõikide asju ta ei tööta, sest Netflixi tuge ei ole ja muud asjad on ka natukene kehvad. Ja lisaks on üks teine probleem minul, sest meie siin kodus vaatame üsna palju Briti televisiooni üle VPN-i. Ja seal on nagu seda, et Android TV-l ei ole neid millegi pärast erinevad kõigist teistest, nii Eesti kui siin Soome ja ma ei teiste, et kui sul teistel on niimoodi, kui sa teed ennast kuskile riigis olevaks Saksamaale või Rootsi või kuhugi, siis sul on selle riigi äpid on eks ole saadaval. Teed Play Store'is võib-olla selle konto pead tegema, aga nad on olemas või sideload'id nagu Androidi peal saab, eks ole, ja töötab. Siis Briti kanalitel on mingit pidi mingi whitelist ehk siis teatud tootjate seadmete peal nad hakkavad tööle ja muude peal ütlevad litsentsi pole ja unusta ära. Ja see on nagu kummaline. Ja sellepärast ma nüüd proovin, ma tellisin Amazonist uue, mul on vana Fire TV pulk ka, aga see on liiga vana Androidiga, et enamus Eesti asju on tehtud uuem Androidi jaoks. Ja ma tellisin selle kõige viimase 4K Android, selle Fire TV pulga, mis maksab 35 €. Ja ma üritan sinna neid Eesti asju sideload'ida ja vaadata, kas nad siis koos niimoodi töötavad, eks ole, et äkki on see nagu minu jaoks, kui tehnikateadliku kasutaja jaoks parem lahendus, et mul on kõik asjad ikkagi, ma tahaks kõik asjad saada ühe boksi tagant või ühe pulga tagant, eks ole. Et see on ikkagi see, mida ma see Telia boksiga teha ei saa ja see on minu jaoks showstopper, eks ole, et ma ei saa seda oma põhiseadmena kasutada, mis on kurb. No lisaks on see, et on ikkagi boks, et kui sul on telekas seina peal, siis pigem on mõistlik mingi pulk sinna taha panna ja tegelikult ju hea on see, et nii Elisa kui Telia kui STV ja teiste Eesti operaatorite äpid on Play Store'is saadaval ja sa võid ükskõik millise Androidiga asja sinna installida või oma teleka taha ühendada ja need sinna installida ja töötab normaalselt, eks ole, et selleni me oleme jõudnud ja see on tegelikult ikkagi progress. Ja viimane asi, millest ma nagu veidi aru ei saa, võib-olla Karl, kui kunagi tuleb meile saatesse, valgustab mind, et lihtsalt nagu tavatarbijana või sellise Telia kliendina, mina ei saa aru, miks see boks maksab 140 €, kuigi seal sees on 40-50 € tehnikat, et aru saamata, eriti kui nad ei ole maksnud Netflixi litsentsi eest, siis nagu päriselt, kuidas. Ja teine asi on samas kui 20 € Roku ja Fire TV pulgad toetav Netflix, nad on ka maksnud selle litsentsi eest, eks ole. Ja teine asi on see, et kui ma pean ostma, see ei puuduta ainult seda boksi ja kõiki nagu Telia ruutereid ja asju, et kui ma pean ostma endale Telia kliendina seadme, mida mul on vaja nende teleteenuse tarbimiseks või kõik mis teenuse tarbimiseks, miks ma pean maksma 22% intressi järle maksuga. Et selline asja võiks olla nagu null intressi. Ma just tahtsin öelda, et vaata 4,68 € kuus pead maksma, aga sul on õigus, seal sees on 21,9%. Just, et see on nagu uskumatult jabur. Kas selle nagu boksi tavaline, või ütleme kasutaja liides on põhimõtteliselt samasugune, et see telekanalite osakond on seal täpselt samasugune nagu paberlehest inspiratsiooni saanud ja siuke, nagu sa kõvale, ma vist vihjan nagu sellele, et Elisa oli juba Starmani aegadest, see loogika on nagu teistsugune, et ongi täpselt siukene Telia koolkond ja Elisa koolkond. Ma ei mäleta, milline on Elisa interface, minu arust Elisa interface on päris heaks läinud viimasel ajal. Ja Telia interface on Androidi peal nii selle boksi peal kui ka eraldi äpina täpselt sama, mis oli vanade eelmist digibokside peal. Võta, kui ütle mulle, ma korra võtan sellest hinnateemast kinni nüüd, Meelis, kui sa nüüd ütleme, sul on vana telekas, võtame siukse tarbija probleemi, sul on vana telekas, tahad sinna külge digiboksi, vaadad Teliat, Telia pakub sulle 40 € eest oma boksi, millega ei saa vaadata Netflixi. Millist digiboksi sa võtad, kus on Android peal, kuhu saad tõmmata Telia äpi Androidiga ja töötaks ka Netflix? Mis võiks olla see valik, kuhu minna? Mina võtaks selle, mis mul endal see taga on, ja kui mul ei oleks vaja vaadata neid Briti kanalid, mul piisab ainult Eesti asjadest, Netflixis, Prime'is asjadest. Ma võtaks Xiaomi Mi TV Stick 4K, mis maksab meil 75 €, ma ei oska öelda, mis ta mujal maksab, ainult Elisa müüb seda näiteks ja soovitab seda nii-öelda alternatiivina. Ja sellel on mõned asjad on, mida ei saa teha, näiteks sa ei saa mute'i pole peal, sa pead seda tegema teleka puldist, eks ole, ja mõned nupud ei ole üleprogrammeeritavad, kui see on Netflixi ja Prime TV nupp on puldi peal ja kui ma ei taha neid kasutada, siis ma ei saa sinna midagi muud panna, eks ole. Aga kas see pulk oli 4K või? Jah. On olemas ka mitte 4K mudel, aga siin juhul on see, et isegi kui sul ei ole 4K telekas, võta 4K pulk, sest et tal on võimsam protsessor, tal on rohkem RAM-i, ta on kiirem. Ka tava
nende puhul. Et selles mõttes mina ütleks, et see Mi TV Stick on tegelikult väga hea variant juhul, kui sul ei ole vaja vaadata kummalisi asju, nagu mina vaatan, eks ole kodus. Aga muul juhul küll jah, see on nagu Eesti mõistes, et selles mõttes ma lähen poodi, ostan ära, otsin poest üles selle Telia TV äpi või Elisa TV äpi või Jupiteri või mis iganes veel. Muideks üks huvitav asi on veel see, et Android TV pakkus mulle Delfi TV-d äppi. Ja siis ma avasin, äge, installisin ära ja siis mul tuli kiri ette, et seda äppi enam ei toetata ja ei pakuta, aga millegi pärast on Play Store'is jätkuvalt olemas, et Delfi ei ole suutnud seda maha võtta millegi pärast, et kummaline. Ma lootsin, et ma ei pea brauserist vaatama videosi, vaid ma saan telekast vaadata, ei saa. Aga minu arust see on päris hea kokkuvõtte praegusest seisust nii telekat ülevaatest kui ka sellest teleka tarkvarast. Kui see boks oleks 50 €, siis ma annaks teile palju rohkem andeks kui selle raha eest. No muidugi. Mulle tundub, et me oleme saanud see saade sellise kiire peaga vette hüppe Androidi maailma ja telekaseadmete maailma. Ja kuidagi meil on siin veel üht-teist teemadest ei rääkimata, aga järgmised nädalad ootavad ka ja kui midagi põletavat peale ei tule, siis aitame rääkida teile Eloni uuest robotist ja muudest teemadest. Aga tänaseks saateks ütleme kõigile osalejatele aitäh ja kuulajatele veel suurem aitäh ja järgmise nädalani.